Kallis Jeesus, suur aitäh sulle tänase päeva eest, Jumal. Aitäh sulle selle suure reede eest, Jumal. Aitäh sulle sellest, mis sina oled teinud meie eludes. Sellest, mis sina oled ohverdanud, mida sina oled üles toonud, Jumal. Aitäh sulle sellest, et me saame olla sinu kuningriigist osa. Aitäh, et sa ei jätnud meid. Et sa ei olnud kauge meist. Aitäh, et sa oled avanud meie südamed mõistma ja nägema evangeeliumit, Jumal. Aitäh, et sa juhid meid ja puudutad meid. Aitäh, et sa oled issand üle kõikide issandate ja kuningas üle kõikide kuningate. Jumal, ma palun praegu sinu võidmist meie peale, ma palun sinu võidmist meie kuulajate, vaatajate peale. Isa, luba, et sinu vaim kõnetaks neid ja meid samamoodi ja liidaks meid vaimus ühes, et me voolaksime sinna suuna, kuhu sina soovid. Täida meid kui hästi, et püha vaim, me palume, tule puuduta meid. Tule ava meie südamed, meeled. Tule võtta ära kõik muu, mis eemaldab või takistab või seisab ees. Anna meile andeks, kui me oleme eksinud sinu vastu ühtede või teist pidi. Ja luba lihtsalt, et tänane see episood, mida me teeme, tooks sinu lau, nii nagu sina soovid. Ja tooks sinule lähemale sinu rahvast. Tõmbaks august välja need, kes on augus. Tõstaks üles need, kes on lootusetus olukorras. Ja annaks aluse sellele, kellel ei ole seda. Ja vabastaks vangid. Luba, et sinu evangeelium puudutaks inimesi. Ja tooks neile sinu rahu. Jeesuse Kristuse nimel me palume. Kiitus ülistus Jeesus sinu nimel. Aamen. Amen. Kas sul on mingi armas või äge mälestus ülestõusmispühade osas? Ma ütlen, et laste tees, kuidas me mune värvisime. Aga that's it. Ma mõtlen seda vana pühapäevakooli ruumi, vaata, kus me kogudes oli ja siis seal üle tee sellest kirikusaalist. Ja ma ükskord põgenesin ära sealt. Ma ükskord jooksin ära sealt. Kas see oli sinu parim ülestõusmis see? Jailbreak oli. Mul oli nii kaua lastetöös ja siis meil oli eraldi ruumides, eraldi majades lausa. Ja siis sa pidid üle parkla jooksma, üle sõidutee üle parkla. Ja ükskord mul hakkas nii igav. Ja siis ma jooksin sealt ära niimoodi, kuna ma olin hästi vaikne, siis keegi polnud mind tähele ka. Ja siis ma jooksin sealt alla. Ja siis ma vaatasin, et nad ei pane tähele ka, et ma olen ära. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen nagu piilun suurte teenistus. Ja siis ma läksin suurte teenistusele. Ja seal räägiti, kuidas Jumal kõneleb sinu, kes ma istusin seal taga ja kuulasingi väga suure huviga, et kuidas Jumal saab otse sind kõnetada, et sul ei ole vaja mingit vahemeest, vaid sa saad otse minu Jumala juurde. Wow. Ja siis hiilisin tagasi ja mitte keegi ei teadnudki, ma ära käisin. Sa olid salaja saanud osa palju sügavamast õpetusest. Teised tegid seepi või midagi. Vaata kui lahe. Näppi kui äge. Aga ei, mul on jah peale, mul midagi nii wildi ei olnud. Mul oli munade värvimine ja paberi joonistamine ja ülestõusmislugude rääkimised. Mul ülestõusmispühad on nagu minu jaoks olnud siuke sügav püha. Aga see on pigem olnud see moment aastas, kus ma alati mõtlen Jeesuse peale tagasi ja olen tänulik sellest, mis ta tegi. Aga et midagi sellist, kuidas ma ütlen, ilmut maailma muutvat sellel hetkel ei ole kunagi eriti olnud veel. Aga sul? No ma sain päästetud umbes selles ajaraamis, selles püha nädala ajaraamis. Wow. Ju mõned aastad tagasi siis, on ju. Appi kui eriline. See on ju küll väga lahe. Palju õnne, Kallis. Mul on tõsiselt tuhkes üle ja see on väga lahe asi, mida tähistada tegelikult ka Jumala juurde tuleb niimoodi. Väärt tähistamist. Yeah. Mul tuli meelde küll üks oluline asi. Üldse mitte nii lahe kui sinu oma, aga või kunagi koguduses kuulutati välja, et äkki keegi tahaks nagu 40 päeva paastu asemel teha 40 päeva sotsiaalmeedia paastu. Et siuke variant on ka olemas ja siis ma ikka veel paastun umbes 7 aastat hiljem. Alustasin 40 päevaga ja quittisin forever nagu. Et see oli väga hea otsus, soovitan. Et jah, see võib-olla oli jah seotud üks asi, aga see on päriselt elu muutnud, iga päeva elu harjumusi muutnud. Ja ma arvan, et see on olnud väga positiivne mu elule. Et ma olen palju rohkem päris maailmas. See on äge. See on üks kristlaste jaoks kõige olulisemaid asju, et Jeesus on üles tõusnud. Meil on kingitud pääste läbi Jumala armu. Yeah. Et see on üks kõige paremaid asju, mida tähistada. Minu arust nii palju olulisem kui
jõulud või need on ka olulised muidugi, Jeesuse sünd on väga oluline, aga kuidagi see, et Jeesus on üles tõusnud, see, et meil on kingitud armu läbi pääste, see, et meil on võimalus olla patust vabad, patu süüst vabad, milleks on surm, on ju. Kui me usu läbi võtame vastu Jeesuse Kristuse oma elu issandaks, siis meil on kingitud see pääste. See on nii hämmastav ja me ei pea midagi tegema selleks, kui lihtsalt uskuma. Just, täpselt kusjuures. Ja see on nagu mul ei mahu pähe see, et kui Jeesus ütleb ka, et surm on võidetud. Nagu kuidas? Nagu see ei ole, vaata nagu, me elame nii ilmalikus maailmas, et sa mõtled selle peale, et apikene, ja surm ongi võidetud. Ma vahel unustan ära selle, ma ütlen ausalt. Sest et sa elad oma elu, mõtled ikka, no üks päev äkki on ju, et või elame peab vaatama tervislikult. Ja sa mõtled nagu lihalik inimene. Aga siis tuleb vahetavalt Jeesus meelde ja ütled, et kuule, surm on nüüd võidetud. See ei ole üldse see, mida sa nagu... See maailm on nagu, on ju, et hoia alt, mis sul tuleb veel, on ju. Et see kuidagi, see on täiesti mingisugune uskumatult äge asi. Ja ma ei saa nagu, Jeesus on meiega. Noh, see, et me oleme kaaspärijad sellele aule, mida tema sai, on meile ette valmistanud. Et see ei ole ainult see, et me saame osa nagu päästest. Mõnikord vaata, me mõtleme sellest, et me saame osa päästest, tähendab seda, et me lihtsalt otsa ei lähe põrgu. Ja juba see on nagu, väärtähistamist, on ju. Ja tegelikult ongi olema ausad ka. Aga see ei ole ainult see. Seal on nagu terve sügav dimensioon veel asju, mida Jumal tahab meile veel anda, lisaks sellele. Ja võt selle me unustame ka veel ära. Ja see on ka kõik selle üles tõusmisega seotud, seepärast, et need asjad on võimalikud tänu sellele, et Jeesus tõusis ülesse ja tuli ja vabastas meid ja andis meile selle võimaluse, et kuulge, hei, mul on terve Jumala kuningriik ja see valdus ja meelevald on minu kätte antud ja mina otsustan, et ma tahan seda teiega jagada. Noh, see on täiesti midagi nagu mingi kujutet, et sa saaksid nagu mingi kõik maailma raha. Ja siis sa läheksid, ütleksid, et ma lähen annan selle lihtsalt nendele, ma jagan seda võrdselt kõigiga, keda ma armastan. Põhimõtteliselt nagu, ainult et lõpmatust dimensioonis, sellepärast, et me räägime ikkagi lõpmatust Jumalast, eks ole. Ja väest ja kõigest muust. Aga lihtsalt kujuta seda pilti niipidi. Sest et see on see, mida ta meile tegi. Me ei ole seda kuidagi teeninud, me ei ole seda isegi nagu ära palunud, on ju. Me ei ole, sa ei saa seda kuidagi pidi nagu, kuidas sa sükst asja ära teenid, on ju. Vastus on, et sa ei saagi. Aga see on meile antud tasuta. Ja see on midagi, mis paneb nagu, kui sa seda hakkad mõistma ja mõtlema selle peale, siis tahaks küll ikkagi kiitma hakata selle peale, et Jeesus on üles tõusnud. Mis on sinu jaoks olnud kõige sügavam asi, mis sind puudutab Jeesus üles tõusmise juures? Või mis on midagi, mida sa oled seal näinud, mis on nagu sinu jaoks olnud kõnekas ja süke, kuidas ma ütlen, oluline? Minu jaoks üks kõige sellisemaid kuidagi kõnekamaid asju on see arusaam, et asjad ei lähe alati nii, nagu sa ootad. Isegi, et sa arvad, et sa teed õiget asja. Siis Jumalal võib olla sellele hoopis teine plaan, hoopis teine elluviimine, kui sa arvad. Ja kui ma mõtlen näiteks Jeesuse jüngrite peale, kes temaga tulid rõõmustades, kiites kuningat, kiites messiat, kes oli eesli seljas, sisenes Jeruusalemma ja nad arvasid, et temast saab nüüd kuningas ja tema toob vabastuse ja tema vabastab neid Rooma võimu alt. Ja nendel oli see arusaam, too aeg see oligi see arusaam, et kui messias tuleb, siis ta tuleb nagu koheselt ja vabastab nad, on ju. Ja siis järsku Jeesus suri ära. Ja too aeg oli ju väga levinud see, et oli nii meeletult neid vale messiaid, kes väitsid, et nemad on need päästjad, on ju, ja surid ära. Ja nende järged ühes nendega lõpuks, on ju. Ja jälle juhtus nii, mis mõttes? Oot, et Jeesus ju tegi imetegusid, ta tervendas, ta ajas välja kurja vaime, tal oli meelevald, see, kuidas ta rääkis, see oli meelevalla all nagu tehtud asjad. Ja ta rääkis meelevallaga, mis läbistas inimesi ja see jõudis inimesteni ja kõik uskusid, et ta on messias ja siis järsku sureb ära.
et nagu mõtle seda korra nagu apostlite perspektiivist, et sa oled aastaid käinud oma õpetajaga koos ja sa arvad, et ta on messias ja siis ta sureb ära. Ja sa arvasid, et asjad ei lähe niimoodi. Isegi et Jeesus ütles, et need lähevad niimoodi, siis nad ei uskunud seda. Yeah. Et isegi kui asjad ei lähe nii, nagu sa arvad, kas sa jääd ikka ustavaks? Yeah. Ja kas sa jääd ikka ustavaks? Ja kas sa seisad selle taga, mida Jumal on tõotanud? Isegi kui sa ei näe neid asju minemas nii, nagu sinu ettekujutuses need peaks minema. Kas sa jääd ustavaks ikka veel? Sest Jumala tõotused on Jumala tõotused. Ja need lähevad täide. Aga alati ei pruugi olla see sinu viisil. Ja täiega, 100%. See on väga-väga hea mõte kusjuures. Ja ma arvan, et see on väga sügavalt seotud sellega, mida apostlid kogesid ka ilmselt. Ma jällegi, nagu kergelt öeldes, et neil ikka tõmmati vaip jalge alt ära, on ju. See on päris hull tegelikult. Minul endale hästi jäi silma, on alati olnud hämmastav, et tegelikult minu jaoks see on kuidagi olnud Jeesuse, see on nagu armastuse standardi defineerimise hetk. Sellepärast, et esiteks Jeesus tuleb ja ütleb, et kõik see, mida ma teile lubasin, läks täide. Kõik see, mida ma teile andsin, õpetasin, kõik see, mis ma olen ja see kõik, mis ma olen teile öelnud, see on tõsi, see on päris, see on tegelik tõde, mina olengi see tõde. Ja teistpidi ta ütleb, et see on kõik tasuta. Ja minge andke nüüd seda kõigile, nii kuidas vähegi jaksu on. Ja ma olen teiega alati. Ja see minu jaoks defineerib ära mingisuguse tüübi armastust, mis on nii radikaalselt vastuolus sellega, mida me näeme igal pool ümber enda maailmas. Ja sa järsku saad aru sellest, mida mõtleb Johannes selle all, et Jumal ongi armastus. Ma hakkasin nagu, minu jaoks see on nii kuidagi, see kõik tuleb kokku selle, see on see kulminatsiooni hetk on ja see üles tõusmine. Et see kõik tuleb kokku seal ja järsku saad aru, et appikene. Ja ma ütlen ausalt, ja mehena kõige ägedam selle juures on see, et siis sul endal tuleb meelde ka, ma pean niimoodi olema. Nii nagu Kristus armastas kogudust, nii armastab meest oma naist ja oma perekonda ja kõik, kes sina esimesena, ennast ohverdad, kõik need, see standard, see eeskuju, see kõik on nagu paika pandud. Ja see kõik sinu elu transformatsiooniks, aga ka sinu eeskujuks ja sinu õpetuseks ja sinu järgimiseks, see kogu asi on nagu paika pandud, see on nagu plopp, kõik loksub paika järsku siis. Ja see kõik on seotud armastusega. Ja see kõik muutub väga elavaks sellel hetkel minu jaoks. Ja see, ma alati süttin selle kohta nii nagu väga ja ma olen nii nagu õnnelik sellest, et Jeesus tõusis üles. Amen. Täiesti nõus. Aga kas sa räägiksid meile natukene, kuidas me tõestame seda, et Kristus on üles tõusnud? Tead, selle asjaga on see, et usuliste asjadega sul võib olla nii palju nagu häid argumente, sa võid kõik asjad, ma ei tea, kui saaks teaduslikult tõestada, kõik asjad teaduslikult ära tõestada, aga kui sa ei usu, siis sa lihtsalt ei usu. Ja. Kui su süda on kivine, siis mitte ükski argument, mitte ükski tõestus, mitte ükski hea fakt, mitte midagi ei muuda seda. Yeah. Kui sa ei ole valmis pehmendama oma südant, kui sa ei ole valmis alandlikult seda infot vastu võtma või kuidagi suhtuma sellesse teistmoodi. Yeah. See on ausatades, see on nii tohtult see argument, sellepärast, et see on kõige alus tegelikkuses. Et kui sa ei ole, vaata see oli, sest et see hoiak oli see, millele Jeesus vastas ka ise õpetades hästi palju. Kui tulid need, kellel oli mingigi, ütleme, südamepragu, väike kuskilt ukse vahel oli mingi väike pragu, et äkki on see tõesti mul võimalik uskumisega midagi saada. Jeesus vastas neile armastusega ja lähedusega ja see pragu tõmbas nende ukse nii lahti ja nad said enamuses kõik jüngriteks kohe. Mõned üksikud lood me loeme, et ei olnud. Aga kui tulid need, kellel oligi see süda oli täitsa kinni, vahet pole mis loogika, argumente või faktidega nad tulid, siis Jeesus lihtsalt ütles, et mul ei ole teagi midagi teha. Pehmelt öeldes. Jaa, et tihti selliseid asju murrabki, kui on nagu sa kas koged ise midagi läbi või saad mingi ilmutuse või midagi, nagu mingi klõks peab käima seal, on ju. Aga tihti, ma olen avastanud, et tõestada midagi kellelegi, kes ei taha uskuda nagu niigi on suhteliselt mõttetu, see on väga kurb. Minu enda jaoks on nagu siuke
üks, ma ei tea, suurimaid tõestusi sellest, et Jeesus päriselt tõusis ülesse, on just nimelt see, et kui Jeesus oleks olnud see valeõpetaja, kui Jeesus oleks olnud vale messias, siis nagu tol ajal ka levis see, et kui oli vale messias, ta tapeti ära, siis tema järgijad ka vaikselt kadusid ära, on ju, see asi nagu ka nagu suri välja, on ju. Aga huvitav on see, et kristluse puhul, Jeesuse jüngrite puhul, Jeesus suri ära, Jeesus tapeti ära ja siis jüngrid küll korra pettusid, korra tõmbusid eemale, aga siis järsku hakkasid meeletult kuulutama. Tekkisid kogudused, mindi missioonirännakutele, kuulutati, haiged said terveks, surnud tõusid ülesse, rüvedad vaimud said välja aetud, inimestele jõudis Jumala sõna nagu elaval kujul, nagu südant läbistavalt ja järsku see levis nii kaugele ja Jeesuse jüngrid hakati tapma jõhkratel viisidel, et nad ütleks lahti oma usust ja nad millegi pärast ei öelnud. Kui sind põletatakse, lihtsalt, kui nagu mõtle sa, et apostel sind tahetakse tükkideks rebida või põletada ära, kui sa arvad, et sa tegelikult järgisid vale õpetajat ja tegelikult ei olnud Jeesus messias, miks sa oleksid nõus sellega läbi minema? Kui sa nii-öelda feikisid selle, et Jeesus tõusis ülesse teiste jaoks, on ju, siis miks sa oled valmis nii rõvedal viisil surema? Mitte keegi ei lähe vale eest surema niimoodi, ainult tõe eest. Ja see on nagu üks tõestustest minu enda jaoks, et see asi ei surnud välja, vaid see plahvatas täielikult ja inimeste elud transformeerusid. Miks? Sest et Jeesus tõusis ülesse. Sest et Jeesus oli päriselt messias ja surnu sai võidetud ja meil sai kingitud pääste. Ja siiamaani, tänapäevani inimeste elud muutuvad täielikult. Kui, ma tean, paljud ütlevad, et ma ei tea, kristlus on, ma ei tea, fake asi välja mõeldud, on ju. Jeesus oli fake, on ju. Või isegi kui ta oli päriselt olemas, siis mis seal vahet on ju. Aga meil on tõendeid nagu miljonitest inimestest, kelle elud muutuvad tänapäevalgi veel. Nagu kui keegi näeb, ma ei tea, väidab, et ta näeb päkapikku, on ju, siis ta elu ei saa transformatsiooni. Ta ei saa oma sõltuvustest vabaks, ta ei saa patust vabaks, on ju. Ta ei leia seda sisemist rahu, on ju. Aga kui inimene kohtab Jeesust, kõik saab muudetud. Inimene saab nagu uue loomuse endale, uus inimene sünnib sellest. Ja see on juba järgmine tõestus sellest. Ja siis pluss veel see ka, et oli nii palju pealtnägijaid, kes nägid üles tõusnud Jeesust. Ja ma tean, et mul endal gümnaasiumis näiteks meie üks õpetaja rääkis, et tegelikult Jeesus ei surnudki ära. Et ta maeti maha ja tegelikult oli elus ja siis jüngrid tulid ja nagu pääsid ta ära, on ju, ja tegelikult oli elus, ta ei surnud ära. Järelikult, muidugi pealtnägijad nägid, on ju, ja kõik oli hästi, on ju. Okei, Jeesust peksti jõhkralt, ta oli üleni verine, üleni haavu täis, ta oli odadega läbi pistetud, ta oli risti küljes, nagu see ristisurm on nagu lämbumissurm ja see, millisena teda kirjeldati, mida pealtnägijad kirjeldasid, nad nägid Jeesust helendavana, valgusena. Nagu, ja siis Jeesus ilmus jüngrite keskele ja ütles rahu teile. Kui ta oleks nagu 3 päeva pärast kõike seda jõhkrust, mida ta läbi elas, nagu see on võimatu, et sa tuled niimoodi ilusas kujus ja valgena ja valguses ja helenduses kohale. Ei, sa oleks täiesti rebitud tükkideks, verine, tal oli okastraat peas, ta oleks igalt poolt verine, nagu katki, vaevu kõnniks. Ei, kohe kindlasti mitte. ja siis me unustame ära ka nagu selle aspekti, et roomlased tapsid Jeesuse.
roomlastel on põhiliselt nagu doktorikraad tapmises. Nad oskavad seda väga hästi teha. Nad ei jätnud kedagi kogemata ellu. Nendel oli käsk tapa inimene ära, see inimene sai tapetud. Ja nad tegid seda jõhkratel viisidel, aga nad tegid selle ära. Et seda ka nagu kiputakse kuidagi unustama. Aga ja pluss meil on veel mittekristlikke allikaid, näiteks Rooma ajalooline Tacitus kirjeldab, kuidas Jeesus suri ära ja Joosefus, kes on siis juudi autor, tema kirjeldab sellest, kuidas Jeesus ära suri. Ja üks väike asi veel, et kui me mõtleme teaduse peale üleüldiselt, siis meie jaoks juba praegu on näiteks normaalne, meie jaoks juba praegu on olnud juhtumeid, kus inimesi on äratatud surnust ülesse, kus on ju meditsiiniliselt toodud surmast tagasi ja mis see kõige pikem oli, üks oli 8 tundi, siis vist kõige pikem on isegi 17 tundi olnud, kus inimene on nagu aju surnud olnud, on ju, ja 8 tundi vist nagu täitsa surnud, on ju, ja muidu on nagu paar minutit või mõned minutid, on ju, ja on suudetud tagasi tuua ellu. Mis siis 3 päeva jumalale on? Mitte midagi. Ja või siis näiteks Neitsi Maarja lugu, mõndadel on see ka täiesti nagu vastuvõetamateks. Kuidas see on võimalik, on ju, aga kui me vaatame ka praegust teadust, juba praegu me oleme jõudnud sinna punkti, kus on võimalik näiteks, et ei pea inimesed vahekorras olema, et võiks jääda rasedaks, on ju. Kunstlik viljastamine. Jaa, kunstlik viljastamine, on ju. Et no see ei ole küll nagu sama asi, aga mõtle nagu 1000 aasta pärast, on ju, et mis siis, kuhu siis teadus on arenenud, et mis siis nende jaoks normaalne on. Just. Et nagu, ma mõtlen seda niipidi ja ma olen nagu mingi, ja kui sa mõtled, et okei, Jumal on kõik võimas, siis nagu, jaa, kuule, see on täitsa nagu hakkab loogiliseks minema küll. Jaa, täpselt. Täpselt, kusjuures jah, need on nii head pointid ja mulle meeldis, kuidas sa selle nagu tõid selle sisse, et miks need on personaalselt sulle nagu olulised tõestused ka. Ja ma arvan, et see annab väga palju sellise, kuidas ma ütlen, inimlikuma perspektiivi sellele täpselt samamoodi. Ja ma lisaks siia võib-olla omapoolse sükse nagu mõtted, et sest minu jaoks on täpselt samamoodi, need on muide väga head põhjendused ja ma arvan, et see on täpselt samamoodi asjad, mis on mulle olulised ja miks ma nagu usun seda, et Jeesus tõesti üles tõusis. Ma lisaks siia omalt poolt lihtsalt selle kommentaari veel, et minu jaoks on hästi oluline näiteks see, et kõik see, mida Jeesus lubas, läks täide, on ju. See juhtuski täpselt nii, nagu tema ütles, et juhtub ja läkski, see ajakava nagu kattub, kõik Vana Testamendi tõestused kattuvad, kõik profeteeringud kattub, et see kõik on selline loogiline kulminatsioon kõikidele asjadele, mida ta on varem kirjeldatud ka. Aga siis on see, et see hakkas levima. Esiteks toimus totaalne revolutsioon Jeruusalemmas endas, kui sa loed apostlite tegusid. Inimesed said osa evangeeliumist, võtsid see nende südamesse vastu, viskasid kõik oma tavaelu ja normid asjad nurka, hakkasid lihtsalt meeletult apostlitele kulda viima, et seda siis kasutada koguduse ülesehitamiseks ja siis teenistuse rajamiseks. No mis Rasputini tasemel nõidus peab siin olema selles osas, et inimesed hakkavad miljonites lihtsalt kokku, viskavad kõik oma normaalse elu aknast välja, et ma lähen nüüd selle mingi veidra okultistliku liikumisega ja see ei olnud nagu privaatselt, nad nagu läksid kaasa nendega. Roomlased vaatasid kõrvalt, mõtlesid, segi läinud või? Nagu, mis toimub, on ju? Et nagu nad läksid nagu kogu täiega ja nagu tavalised juudid, tavalised inimesed läksid sellega kaasa. Ja sealt hakkas koguduse töö täiega levima ja kasvama, on ju. Et mis naljakas liikumine veel sealt järsku edasi nagu hakkab minema. Ja teine asi on see, et see hakkas kiiresti ja väga hästi levima mitte juutide seas. Täpselt nagu Jeesus alguses neile proovis selgeks teha ka, et kuulge, see on, et ma ei tulnud ainult teie päästeks, ma tulin kogu inimkonna päästeks. Ja see pilt ja see dimensioon läks järsku apostlitele lahti, kui Jeesus oli selle nagu neile lahti teinud pärast ülestõusmist. Ja päästetud hakkasid saama nii-öelda paganad, kellega varem nagu juutidel mitte ainult nagu ei olnud kontakti, aga lausa keelatud oli üldse suhelda. Nüüd need samad, kelled ütlesid, et ei, et kui neil oli, Moosese raamat kirjeldab väga selgelt nagu selle protseduuri läbi, kuidas uskmatu peaks saama juudiks, on ju. Ja mis protseduuri kaua see aastaid võtab ja nii edasi. Järsku nad viskavad kogu selle tavalise protokolli aknast välja, kaasa arvatud Paulus, kes oli ju väga haritud ja väga tark nendes asjades ja kirjatundjad tegelikult ka täpselt samamoodi. Ja siis nad läksid ja hakkasid nagu lihtsalt nii-öelda jüngreid tegema
suhteliselt nagu, ütleme, nagu roughly või nagu suht nagu jämedalt lihtsalt mingi nii, nüüd palvetame nende inimeste eest, ristime neid ja nad on nüüd kristlased, on ju. Ja need on samaväärsed kui meie ja me oleme samaväärsed kui Jeesus. No sa kuulad seda, kuidas see asi hakkab niimoodi plahvatuslikult levima ja kasvama üle selle ja siis paarsada aastat hiljem, oi näed, kogu Rooma impeerium on nüüd kristlik usk, on ju. Ja nagu sa ütlesid nii kenasti, et Rooma impeerium oli nagu tapmises ülimalt efektiivne, kusjuures ajaloos nad olid üks esimesi, kes üleüldse võttis nii süstemaatiliselt ette, et kuidas nad nii palju ära vallutasid, olidki see, et nad läksid kohale, üliefektiivselt tegid kõikidele tugevatele hästi kiiresti ära ja kõik ülejäänud andsid alla. Sest nad nägid, et kui roomlased tulevad, siis mitte keegi ei ellu. Ja nii lihtne oligi. Ja siis nad ei tahtnud võidelda enam ja Rooma võitis iga kord, on ju. Jumal läheb selle tapamasina impeeriumi keskele ja ütleb, et see sama, kes hakkab muide kristlasi tapma ja revolutsiooniga pöörab kõik sellega pea peale ja Rooma impeeriumist kasvab välja kristliku usundi levitaja. Noh, mis nagu backwards loogika selles asjas on ja see on nii naljakas vaadata, et see Jeesuse õpetutud, see radikaalne vastand maailmale, milles ma enne ütlesin ka, see, et kõik on natuke pea peale keeratud. See kajastub kogu läbi ajaloos seal, kus Kristus läheb. Et seal, kus on vaesed ja pekstud ja viletsad, seal toimuvad ärkamised, revolutsioon ja hakkab mingisugune ulmeline ühiskonnaelu, mida kuskil ei ole varem nähtud, on ju. Ja tulevad nagu mingi kristlikud ärkamised, inimesed saavad päästetud ja siis hakkab mingi, ma ei tea, vabanemine, ühiskonna areng, impeeriumite ehitamine, riikide üles ehitamine, kõik mingid süksed asjad, on ju. Ja see tuleb alati kuskilt täiesti mülkast kuskilt mudahunnikust, on ju, kus mingid nagu, ja täpselt nagu Jeesus ütles, et ma ei tulnud otsima ju neid rikkaid ja kuulsaid, ma tulin otsima südamelt alandlikke ja tervendama katkiseid. Ma tulin, ole tohter, oleme nendele, kes seda vajavad. Ja see kõik kattub täpselt nii loogiliselt sellega, mida ta õpetab ja räägib. Ja ajalugu lihtsalt tõestab seda järjest uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja täpselt need miljonid tunnistused, mida me näeme, eks ole. Aga jah, et minu jaoks siis see radikaalne inimeste otsus kogudust hakata ehitama ei kuskilt ja siis selle levik väljapoole juutlust on minu arust see, mis on nagu need väga tugevad kinnitused selleks, et miks Kristus on siis niivõrd tõepäärane tegelikult, on ju. Miks me saame usaldada seda, et Jeesus on üles tõusnud? Aga muide, Jeesuse ülestõusmise kohta on üks asi, mis mulle jäi hästi silma, oli see, et ta ei olnud ju sama välimusega, nagu sa tegelikult tõid enne välja. Et ta ei olnud sama välimusega siis, kui ta risti löödi, kui siis, kui ta tagasi tuli. Ja see minu arust viitab millelegi väga olulisele, sellepärast, et ja muide, kui ta ilmub jüngritele, me just täna arutasime selle üle, et naljakal kombel Johannese evangeeliumis 20. peatükis on kirjeldatud nii hästi see uskumatu Toomase lugu. Aga need 11 apostlit, vist isegi tegelikult 10, olid seal nii-öelda ülemises kamriruumis. Jeesus ilmub nende keskele, siis esimese asjana ta ütleb neile rahu teile ja siis ta näitab nendele oma haavu. Ütleb piiblis seda lugeda muide. Ja siis nad usuvad teda ja tänavad, et Jeesus on seal ja nad on üliõnnelikud ja värki. Ja Toomas ei olnud seal. Siis teised apostlid lähevad Toomase juurde ja ütlevad talle, kuule, guess what? Nagu, Jeesus on tagasi, on ju. Ja siis Toomas ütleb neile, et kui ma ise ei näe või katsu, siis on nagu, ma ei usu seda, on ju, et te olete kõik natukene, on ju. Ja ma ju nägin, kui teda risti löödi. Ja siis Jeesus ilmub uuesti ka Toomasele ja Toomas katsub ja ütleb talle, et sina ei uskunud enne, kui sa said katsuda, aga õndsad on need, kes ei näe, aga usuvad. Ja me kuidagi näeme minu arust selles, et mis me mõtleme, uskumatu Toomas, on ju. Tegelikult ta tegi ju täpselt sama tõestuse apostlitele, nad lihtsalt ei palunud seda talt. Et seal ei olnud nagu mingit suurt nagu, Toomas, sa pead olema nii eriline, on ju. Et tegelikult kõik apostlid said osa sellest samast asjast. Ja me mõtleme, et see on nii oluline tegelikult sellepärast, et kui me näeme, et Jeesus toimetab kellegi elus hästi tugevasti, kui Jeesuse ülestõusmine meile, te kuulete ja näete, et see meile niivõrd oluline asi, miks ma tahan ka sellest osa saada. Nõua seda, küsi seda Jumalalt, otsi seda, koputa, aja seda taga. Kui sa näed, et keegi ütleb, et Jeesus tegi minu elus imetegusid siin koha peal, Jumal toimetab minu elu valdkondades siin ja seal, otsi seda, küsi Jumalalt seda sama, mina tahan ka nii. Ära jää istuma ja ootama, et Jumal ise tuleks, sina pead aktiivselt olema see, kes otsib seda taga. Ja see on siuke, nagu me eelnevates osades ka rääkisime, et ta mõnikord sul on, ja Jumal on nii armuline selle koha peal, mõnikord meie usuelu on sellise koha peal, kus see ongi nagu kulmude peal roomamine, on ju, üles mäge.
aga Jumal näeb seda pingutust, et sa jaksasid 1 sentimeetri tema poole pöörata täna. Ja ta tuleb sulle vastu seal, kus sina jaksad parasjagu. Ja mõnikord sa jaksad kogu täiega joosta tema juurde. Ja siis sa jooksedki kogu täiega. Aga see, mida sina jaksad täna, tee täna. Selleks, et pöörata ennast Jumala poole. Sest et see tasu selle poolt on niivõrd alati väärt seda nagu. See on transformatiivne, see viib sind edasi. See revolutsioon, täiesti toob revolutsiooni meie maailma, meie oludesse, meie ühiskonda igale poole. Ja see, kuidas Jeesus läbi sinu saab inimeste elusid muuta. Mitte ainult sinu elu, aga läbi sinu ka teiste eludesid muuta. Me võiks istuda veel 2 tundi siin rääkida sellest. Et see on hämmastav ja see on üliäge. Ja kui sa mõtled selle peale, et see üks akt selle ühe inimese poolt, kes oli tegelikult Jumal, see on toonud meile ka selle, et just täna nägin paari palvesoovi mõnedes listides, kus ma olen palvelistides ka. Inimesed saadavad, et kõik koos palvetaksid, et Jeesus midagi teeks. Kas see pole mitte imeline? Meil on 100 inimesed ja 1000 inimesed, kes loodavad siiralt selle peale, et Jeesus midagi teeks nende eludes. Ja teate mis? See töötab, sest ta teebki. Ja see on hämmastav. Aga need ei ole lihtsalt nagu tühjad mingid siuksed mõttetud mahakirjutamised või siuksed hädaldamised. Need on nagu siirad appikarjad, mida me kõik ühiselt siis hüüame Jumala poole, et Jeesus, palun võta ja aita siin olukorras. Ja see frigging töötab, sest kui see ei töötaks, Kristus oleks ära surnud umbes 1 pärast Kristust. Noh, see ei oleks, meil ei olekski, meil on kalender pärast Kristust nagu. Noh, meil ei oleks pärast Kristust, aga meil on. Ja see on, ta oli maailma ja siiamaani on maailma kõige olulisem inimene. Täiesti vaieldamatult. Ja ta on ükski usk ei tee neid asju, mida Kristus teeb. Ükski asi ei rakenda neid asju, ei muuda inimesi, nagu sina ütlesid nii kenasti. Ükski ei anna sulle sellist pärandit, päriselt pärandit, mitte mingit tühja lubadust millestki, aga tegelikku Jumala poolt antud pärandit sinu ellu. Nii et usu Jeesus ülestõusmist on vist see lühi kokkuvõte mu jutust. Kas sul on olnud mingit kogemust oma elus, kus sa oled siuke tunne, nagu sa oleksid kohtunud Jeesusega või rääkinud Jeesusega või näinud teda kuidagi mingis unenäos ilmutuses või kuidagi kuulnud mingit sõnumit temalt? Oled sa kunagi midagi sellist kogenud enda elus? Minul on olnud küll siukseid kogemusi. Ma küsin küsimuse ära ja siis ise vastan. Et minul on olnud küll siukseid kogemusi, kus tuleb kõige nartsissistlikum. Kas sul on olnud kunagi kogemusi? Minul on küll olnud kogemusi. Aga kui me minust räägime. Ei mõtle seda üldse nii. Aga jaa, mul on olnud igasuguseid erinevaid kogemusi, kuidas ma nagu näen, et Jeesus minuga räägib otse. Kas ta tahab mulle midagi öelda või midagi anda või midagi õpetada. Aga ma arvan, et üks kõige sügavamaid ja paremaid paiku on see, et mõnikord, kui ma palvetan, siis ma jõuan oma nagu sisemuses, kuidas ma kirjeldan seda, nagu vaimulikku paika, kus mul on siuke tunne, et ma oleks nagu siukse ilusa aasa välja peal ja istun seal suure vana tammepuu all koos Jeesusega. Ma ei tea, miks see nii pidi on. Aga mul iga kord on vaimu silmas see. Ja siis ma räägin temaga. Ja siis ma ütlen talle midagi, ta ütleb mulle vastu midagi. Mõnikord ta ütleb mulle vähe. Aga see alati väga kõnetab mind. Ja see alati laeb mind täis, see alati toob mind välja, alati annab mulle uut perspektiivi. See on alati midagi ilmutavat. Ja muide selle järgi ma tunnen ära kaitsen Jeesuselt, sest et see on alati midagi, mida ma ei suudaks ise välja genereerida. See on seotud otseselt sellega, et ma usun teda ja usun temasse. Ja see on mul on hästi lihtne nagu iseenda sees eristada seda, mis on minu enda välja mõeldud, mis ei ole. Et kui see tuleb temalt, siis tuleb nii teistmoodi. Aga kuidagi ma kipun sinna paika minema iga natukese aegalt. Ja siis ma saan sealt mingeid ägedaid asju, mida Jeesus mulle tahab öelda. See on minu siuke salajane paik võib-olla. Nii armas. Mul kõige sügavam oligi siis, kui ma tulin tagasi Jumala juurde. Ja see pääste moment ja see nagu meelepärandusmoment, ma mäletan seda hetke, kui ma langesin põlvede peale maha ja nagu siuke sügavalt ma seest teadsin, et nüüd ma parandan meelt
nagu keeran 180 kraadi oma vanast elust ja vaatan ainult, panen silmad ainult Jeesuse peale. Ja kuidagi nagu see minu ees oli nii elavalt nagu see, kuidas Jeesus suri minu eest. Ja suri kõigi eest, aga et nagu, et kuidas see nii spetsiifiliselt oli ka minu eest ja tõusis ülesse ja ma oma sõnadega tunnistasin, et Jeesus, sina oled Jumala poeg ja ma usun, et sa oled üles äratatud ja tolle hetkega nagu Jeesus sai mu elu issandaks ja mu elu armastuseks. Ja ma olen see hetk on nagu nii kuidagi tugevalt mu sisse sööbinud, sest see oli tõesti nii elumuutav kogemus. Et kuidas võis olla nii, et sa üks hetk tahad patustelu, tahad sõltuvusi, tahad maailma asju, tahad raha, tahad kuulsust, tahad võimu, tahad iseennast, tahad oma isekust. Ja siis nii väikese ajaga nagu evangeelium läbistab su südame ja sa loed piiblit ja sa palvetad ja järsku su tahe muutub Jumala tahteks. Järsku sa oled täidetud Jumalaga ja su tahe muutub ja sa tahad teistsugust elu ja sa tahad ainult Jeesust. Ja sa nagu su silme ees on ainult Jeesus. Sa nagu kogu aeg tahad hoida silmad Jeesuse peal ja see on minu jaoks nii hämmastav ja nagu kui ma näen siin maailmas nii palju nagu katkiseid inimesi ja ka mu oma mingid pereliikmed või sugulased, kes on tulnud läbi raskuste ja kes võitlevad ka mingite sõltuvuste ja asjadega ja ma näen, kui vangis nad on. Ja see on nii kahju, et inimene ise sellest aru ei saa. Et siis, kui sa üritad ise oma sõltuvustest lõpuks lahti saada, siis sa saad aru, missugune sangpomm su jala küljes kinni on. Siis sa saad aru, et sa oled tegelikult vangis. Et see maailm nagu loob illusiooni, et sa oled siukses luksuslikus, ilusas kohas, aga tegelikult sa oled vanglas. Kaevad auku sügavamaks. Jaa, et ajades taga nagu raha ja võimu ja nagu kõike, mida su süda ja hing ihaldavad ja sa mõtled, et see ongi vabadus. Ja tihti on see, et kui sa need asjad päriselt kätte saad, siis sa saad aru, missuguses ahelas sa tegelikult oled, kuidas sa oled müünud iseennast maha. Ja see on nii kurb, et sa nagu, et me ei märka seda üldse. Ja kui sa isegi korraks ei peatu, et mõelda, et mis mu elus enamat on, kui mina ise? Mis on mu elus enamat, kui minu tahtmised ja soovid? Ja kui sul tekib korraks see moment, kus sa peatud, siis sul on võimalus pöörduda. Kui sa lähed nagu edasi ja sind lihtsalt ei huvita, sa oled oma südame kõvaks teinud, sa lähedki mööda sellest, sa lähed Jumala armust mööda. Ja see on nii kurb vaadata seda. Et meil on kingitud see tasuta pääste. Ja nii paljud kõnnivad sellest mööda. Nagu et süda on nii kõvaks tehtud, et sa nagu ei kuule seda Jeesuse koputust oma südamele. Et see on nagu siuke auku, sa oled nii sügaval auku kaevanud ennast, et kui keegi väljaspool hüüab, siis sa isegi ei mõtle sellele. Aga nähes, mida Jumal on suutnud teha, mida Jeesus on suutnud teha, kuidas nagu mu oma pereliikmed kaske või ma ei ole pärit ju kristlikust perest niimoodi ja kuidas nagu järjest ükshaaval inimesed on tulnud Jumala juurde pärast seda, kui päästetud sain ja pärast seda, kui me hakkasime podcasti tegema ja nad on kas hakanud kuulama podcasti või kuulnud lihtsalt minu tundide viisi seletusi, kuidas piibel on nii äge, las ma räägin sulle piiblist ja las ma seletan sulle asju piiblist ja las ma räägin sulle Jeesusest. Jesus girl'i tuli välja. See on tõesti nagu siuke Jesus girl. See on tõesti see, et siuke põlev süda ja järjepidevus ja see, et see nagu kuidagi, ja võib-olla ka see, et inimene ei saa su eest ära põgeneda ja kui sa on oma pereliige igal pereüritusel. Jälle tema piibliga sisse. Ma mäletan, kuidas mu vend ütles, et apikene, et kui järgmine mingi pereüritus tuleb, et issel, kus hakkab jälle rääkima Jeesusest.
ja see on nii hämmastav tõesti, et nagu ja see on nii hämmastav nagu, kuidas mida nagu Jeesus saab teha, et kui üks hetk käib see klikk ära inimese jaoks ja ta võtab Jeesus oma elu issandaks ja elud saavad täiesti muudetud ja see on hämmastav täiesti ja nagu ma küll korra nagu läksin väga melanhoolseks sellega, et nagu nii palju inimesi kõnnib mööda Jeesusest, on ju. Aga ole julge, kuuluta täiega ja kui sul on inimesi elus, kes ei ole veel Jumalat vastu võtnud, sa tead kedagi, palveta nende eest täiega. Palveta lakkamatult, palveta, et Jumal pehmendaks südant ja saada neile meie podcast kaske või saada mis iganes, jutused, asjad, mis iganes. Muusikat, jaa. Meie ülistuspodcasti osa. Jaa, ülistusmuusika, hea kristlik muusika. Jaa. Mine istuta seemneid ja nagu mine täiega kuuluta, sest et see on seda väärt. See on see, mida Jeesus palus meil teha. Täpselt. 100% nõus. Ja see on nii imeline näha, kuidas evangeelium päriselt töötab ka. Ja kui sa täna tunned, et sa oled koha peal, kus sinu elus evangeelium ei tööta, palveta. Otsi seda taga, aja seda taga, nõua seda. Mine kogudusse, ütle pastorile, et ma tahan päriselt saada ju Jeesusega tuttavaks. Tegelikult ka. Ja vaimulikud võtavad sind kuulda. Ja räägivad sinuga, palvetavad sinuga, toetavad sind sellel teekonnal. See ei ole alati niimoodi, nagu me ka ülestõusmisloost näeme, see ei ole alati siuke asi, et see juhtub nii, nagu sa ootad seda. Aga Jumal vastab sulle. Ja vastab sulle viisil, mis muudab su elu. Ja see on väga-väga äge teekond. Et täna me tähistame seda, et Jeesus on üles tõusnud. Surm on võidetud, patt on võidetud. Jeesus elab ja meie koos temaga. Aitäh teile, kallid kuulajad ja vaatajad. Olge väga-väga õnnistatud.